Ukraina leidis odava relva, millega kaitsta end Venemaa Föderatsiooni rünnakute eest, mis on saanud ülikallite Ameerika Patriot-süsteemide asenduseks. Ukraina sõjaväelased avaldasid täna saladuse. Ukraina kasutab kodumaist raadioelektroonilise võitluse süsteemi Lima, et tõrjuda Vene droone, tiibrakette ja ballistilisi rakette olukorras, kus kallite püüdurrakettide nappus on suur, eelkõige Patrioti süsteemi jaoks. See ajab sihtmärgid kursilt kõrvale, kasutades satelliitsignaalide segamist ja asendamist, sundides Vene relvi orienteerumise kaotama või kukkuma kaugele planeeritud sihtmärkidest. Samal ajal rääkis Ukraina ettevõtte Firepoint kaasasutaja Denis Stillermann, et Ukraina õhutõrjesüsteem Freya on praegu näidiste testimise etapis. Selle paneeuroopalise raketitõrjekilbi loomisesse on lubanud panustada Saksamaa, Prantsusmaa ja Norra ja see saab olema asenduseks just sellele Patriot-süsteemile. Kuid millal see süsteem tööle hakkab ja kas üldse hakkab, seda Stillermann veel ei selgitanud, kuid on juba kindlalt teada, et Lima süsteem töötab ja töötab edukalt. Üldiselt arutamegi selles saates mõlemat juhtumit. Minu nimi on Aleksei Bitši ja arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Pange sellele saatele like, kirjutage oma kommentaar selle video alla ja liituge minu Telegrami kanaliga Bitši News, mille link on selle video kirjanduses. Täna avaldab väljaanne Politico Ukraina õhutõrjesüsteemi saladuse. Nagu Ukraina sõjaväelased väljaandele rääkisid, kasutab Ukraina juba edukalt kodumaist raadioelektroonilise võitluse süsteemi Lima, et tõrjuda Vene droone, tiibrakette ja ballistilisi rakette. Süsteemi olemus seisneb selles, et see haarab sihtmärgi ja viib selle kursilt kõrvale, kasutades signaalide segamist ja satelliitsignaalide asendamist, sundides Vene relvi kaotama orientatsiooni või kukkuma kaugele planeeritud sihtmärkidest. Nagu üks Lima arendajatest kutsungiga Alkeemik intervjuus Politicole rääkis, kasutab süsteem segamist ja spoofimist. See on koordinaatide asendamise tehnoloogia, mille puhul Vene raketid ja droonid saavad valeandmeid oma tegeliku asukoha kohta, mistõttu need kukuvad põldudele, sest raketi või drooni aju arvab, et ta on juba sihtmärgini jõudnud. Lima süsteemi töötas välja ettevõtte Kaskaadsüsteem. See on Ukraina kaitsevaldkonna idufirma, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides. Lima mõjutab venelaste navigatsioonisüsteeme, kuid kui satelliidisignaal on blokeeritud, võivad raketid siiski jätkata liikumist inertsiaalse navigatsioonisüsteemi abil, kuid nende täpsus väheneb sel juhul oluliselt. Asi on selles, et ilma GPS toeta võib viga olla umbes 2 kilomeetrit iga 100 lennatud kilomeetri kohta ning spoofingu täiendal kasutamine suurendab kõrvalekallet veelgi. Poliitikud märgivad, et Lima süsteemist on saanud oluline osa Ukraina õhutõrjesüsteemist just traditsiooniliste raketitõrjerakettide kõrge hinna tõttu. Ühe Lima süsteemi hind sõltuvalt modifikatsioonist on kuni 3 miljonit hryvniat. See on ligikaudu võrdne ühe Patrioti PAC-3 raketi hinnaga. Hinnanguliselt on suure linna kaitsmiseks ettevõtte hinnangul 30–100 sellist seadet vaja. Teatatakse, et sõjavägi hakkas Lima süsteemi kasutama juba 2024 aasta suvel ning alates 2025 aasta oktoobrist laiendati selle kasutamist tsiviilinfrastruktuuri kaitseks. Nagu märkis ettevõtte Cascade Systems, on süsteem viimase 18 kuu jooksul mõjutanud enam kui 20 000 Vene drooni tüüpi Shahed ning ka 10 tiibrakette ja ballistilisi rakette. Ettevõte on tarninud Ukraina sõjaväele juba üle 400 sellise süsteemi. Ukraina maavägede raadioelektroonilise võitluse juhtimise ülem Maksim Skoretski ütles, et Lima uusimad versioonid tõrjuvad tõhusalt ballistilisi rakette, mis kasutavad Vene satelliitsüsteemi GLONASS. Mõnede viimaste rünnakute ajal õnnestus rakette petta ja nagu Skoretski räägib, näitas süsteem neile rakettidele just kui nad lendaksid juba Peruusse. Ja vastavalt sellele läks rakett hulluks ja lihtsalt kukkus alla, sest ta ei saanud aru, kus ta üldse asub. Lisaks leidsid Ukraina insenerid viisi, kuidas mööda minna uutest Venemaa segamiskaitsesüsteemidest. Lima süsteem hakkas kursilt kõrvale juhtima isegi liukpomme. Ja asi on selles, et isegi kui liukpomm kaldub sihtmärgist umbes 20 meetri võrra kõrvale, tähendab see juba seda, et sihtmärk jääb alles. Ja väljaandes Politico märgitakse, et Venemaa uuendab regulaarselt oma rakettide ja droonide kaitset ning Ukraina insenerid peavad koheselt välja mõtlema, kuidas sellest kaitsest mööda pääseda.
2025 aasta alguses uuendasid venelased oma droone ja rakette uute Cometa antennidega. Need said parema kaitse raadiohäirete vastu, mistõttu vanad Ukraina segajad ei olnud enam nende vastu tõhusad. Ja just siis tuli appi liimasüsteem. Ilmus uuendatud liimasüsteem Lima Quanta, mis nüüd ühendab endas spoofingu ja uued kõrgsageduslikud signaalid, mis täielikult desorienteerivad Vene Cometa. Kuid lisaks raadioelektroonilise võitluse süsteemidele kõlas täna teade veel ühe kodumaise õhutõrjesüsteemi ilmumisest. Ukraina ettevõtte Firepoint kaasasutaja Denis Stillermann rääkis, et õhutõrjesüsteem Freya on praegu näidiste testimise etapis ja peaks aasta lõpuks valmis olema. Antiballistilise kilbi loomisesse on kaasatud Saksamaa, Prantsusmaa ja Norra. Seda teatas Stillermann märgin Ukraina ülemraada uurimiskomisjoni istungil, midas asjas. Edasi toon Stillermanni tsitaadi. Projekt Freya on paneeuroopalise antiballistilise kilbi loomine. See tähendab, et see on odav analoog Patriotile. Jutt käib rakettide ja tõrjerakettidega varustatud stardiseadmete tootmisest. Rohkem üksikasju praegu pole, kuid ma tuletan meelde, et juba aprilli alguses teatas seesama Stillermann, et Firepoint pidas läbirääkimisi Euroopa ettevõtetega uue õhutõrjesüsteemi tootmise alustamise üle. Siis selgitas ta, et arenduse eesmärk on vähendada ballistilise raketitõrje maksumust alla $1 miljoni taseme, lisades, et kui see juhtub, siis muudab see õhutõrje lahenduste mängureegleid. Noh, eks näis. Siinkohal märgin, et see on seni vaid teadaanne, aga see, mis meil juba olemas on muidugi liimasüsteem, mis töötab juba tõhusalt Vene droonide ja rakettide desorienteerimiseks. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha ükskõik millise annetusega selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõigile head aega!